volikogu liikmed, koostööpartnerid ja külalised. Mul on suur au teid tervitada Rapla valla koostöölepingu allkirjastamisel. Tegemist on piduliku hetkega, kus 3 koostööpartnerit, Rapla vallakodanike liit, Eesti Reformierakond ja Isamaa erakond, sõlmivad lepingu vastavalt enda koostatud programmidele, ühistele väärtustele ja arusaamadele Rapla valla juhtimiseks järgmisel 4 aastal. Enne allkirjastamist aga annan kõikidele koostööpartnerite esindajatele sõna. Esimesena palun siia Rapla vallakodanike liidu esindaja Rain Terrase. Ja head kaaslased, austatud uued ja vanad volikogu liikmed ja kogukonna esindajad ja muidugi head koostööpartnerid. Täna ei kirjuta me alla lihtsalt ühele lepingule. Täna tõmbame joone vahele sellele, mis oli ja sellele, mis peab saama. Me alustame uuesti poliitikast, mis on päriselt poliitiline, vastutav, selge ja otsustav. Poliitiline vastutus ei tähenda vastandumist ametnikele, vaid seda, et valitud inimesed võtavad juhtimise enda peale. Et otsused ei sünni kusagil hajusalt, vaid nende inimeste käe all, kellele rahvas on andnud mandaadi. See on meie esimene ja kohene muutus. Senisest nii-öelda ametnike valitsusest saab selge poliitiline valitsus koos vastava poliitilise vastutusega. Teine muudatus puudutab kogukondi. Me viime töö ja otsused tagasi aruteludesse, kogukondade endi juurde. Me ehitame koos nendega üles toimiva arutelusüsteemi, sest ainult siis, kui inimesed on ise kaasatud selle süsteemi loomisse, sünnib selle sisuline elujõud. Kolmas muudatus puudutab volikogu. Me taastame volikogus demokraatia. Volikogu komisjonid ei ole pelgalt formaalsed organid. Need on kohad, kus sünnivad vallale suuna andvad otsused. Seal peab peegelduma kogu volikogu mitmekesisus ja valijate tahe. Kui lõppekoalitsioon vähendas opositsiooni esindatust komisjonides 37% 13%, siis uus koalitsioon taastabki selle demokraatia. Komisjonide koosseis hakkab taas kajastama valimistulemusi ja rahva tahet. Me ei karda opositsiooni, vastupidi. Meil on sügav lugupidamine konstruktiivse opositsiooni suhtes. See ei ole takistus, vaid demokraatia loomulik osa ja edasiviiv jõud. See koalitsioon on loodud selleks, et Rapla muutuks taas elavaks ja enesekindlaks kogukonnaks, kus otsused sünnivad avalikult ja inimesi kuulates ja kus inimesed ka tunnetavad, et nende hääl loeb. Täna paneme allkirjad alla, aga tegelik lepe sünnib alles siis, kui te näete tegusid. Suur tänu Eesti Reformierakond, Isamaa erakond selle usalduse eest koostööle. Aitäh! Palun siia Eesti Reformierakonna esindaja Doris Lisek-Runnes. Tervist, head partnerid, head kolleegid, head külalised. Allkirjastame täna olulise koostööleppe, mis jääb fooni ja aluse valla juhtimiseks järgmiseks 4 aastaks. Täname kõiki, kes selle leppe sündimisse panustasid ja eriti meie meeskonnast Kalle Toometit, keda siin kahjuks täna töökohustuste tõttu ei ole. Rapla vajab eelseisval perioodil tugevat koostööd, mis ühendab eri põlvkondade vaated ja kogemused. Meie tugevus selles uues loodavas koalitsioonis saabki olema tasakaal värskete mõtete ja praktilise tarkuse vahel. Vaid nii sünnivad otsused, mis päriselt kestavad. Reformierakonna meeskond soovib tuua sellesse koostöösse sooviga arutleda teemade üle ja rohkem sisukust ja kindlust. Niimoodi, et iga otsus sünniks inimese vaatest. Meie töö peab tegema siin inimese elu lihtsamaks ja paremaks, mitte keerulisemaks.
oluline, et suuri katusteemasid nagu majandus ja haridus näiteks ei vaadeldaks eraldiseisvatena, vaid terviklikult ja osana laiemast pildist. Meie eesmärk on juhtida tasakaalukalt, hoida avatud suhtlemist ning teha otsuseid, mis on arukad, läbipaistvad ja päriselt lähedal inimestele. Tänu veel kord kõiki ja soovime jõudu tööle. Sõna saab Isamaa erakonna esindaja Egle Heinsaar. Mul jääb üle ainult nõustuda eelkõnelejatega ja omalt poolt siis lisan, et tänan ka valijaid. Nemad on jäänud siin täna isegi nimetamata. Tänan nii minule antud häälte eest kui ka Isamaa poolehoidjaid laiemalt. Loomulikult kõiki neid ka, kes toetasid koalitsioonipartnereid. Ja arvestades seda, et olen Rapla vallas elanud ainult paar aastat, võtan seda mulle usaldatud või antud usaldust krediidina ja usalduskrediidina. Seisame koalitsioonis Isamaa Rapla valla programmi täitmise eest ja just nendes punktides, mida nüüd nimetan. Meie jaoks on oluline, et Rapla valla võim oleks oma inimese poole ja kuulaks inimesi. Isamaa on lubanud seista Rapla valla äärealade elanike eest, nende huvide eest, et valdade liitumisel tekkinud murekohad saaks püsiva lahenduse. Ja nagu ütleb põhiseadus, perekond on riigi erilise kaitse all. Vaatame siis, et see oleks ka valla kohapealse võimu kaitse all. Ja seega leian, et Rapla vallas tuleb rohkem keskenduda perede heaolule, perede hoidmisele. Siin peab saama nüüdisaegse ja igati hea hariduse lasteaiast peale kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Lisaks pean oluliseks, et valla huvid oleksid kaitstud ka riigi tasandil. Kas on need siis otsused, mingisugused planeeringud, strateegilised plaanid. Mis puudutab ühiselt koostatavat koalitsioonilepingut, siis selle sihid peavad olema 4 aasta perspektiivis realistlikud ja mõõdetavad. Aitäh! Minul on siis au ette lugeda Rapla valla koostööleping aastateks 2025 kuni 2029. Ja esindajad võivad istuma minna. Dokument on pikk ja kuna on väga salajase dokumendiga tegu, siis sain selle alles 20 minutit tagasi, nii et andke andeks minu pead. Rapla vallakodanike liit, Isamaa erakond ja Eesti Reformierakond moodustavad Rapla valla juhtimiseks koalitsiooni, mille tegutsemise aluseks on avatus, professionaalsus ja vastutus. Käesolev leping sätestab põhimõtted ja suunad, mille alusel valmistatakse ette volikogu otsused. Volikogul on ainuõigus määrata valla arengut suunavad tegevused ja teha eelarvelisi otsuseid. Volikogu vastutab samuti nende otsuste täitmise ja järelevalve eest. Ühised põhimõtted. Meie koostöö tugineb aususele ja usaldusele, kaasavale ja läbipaistvale juhtimisele, kogukondade ja piirkondade väärtustamisele, pädevale ja vastutustundlikule otsustamisele ning säästlikule ja eesmärgipärasele eelarvepoliitikale. Eesmärk. Koostöö eesmärk on parendada juhtimiskvaliteeti kogu valla tasandil otsustamisel, teenuste osutamisel ja inimeste väärtustamisel. Juhtimiskultuur. Loome toetava ja koostööd väärtustava juhtimiskultuuri, milles eesmärkide selgus, teadlikkus rollidest ja sisukas tagasiside toetavad otsuseid. Pooled kinnitavad, et poliitilistele ametikohtadele nimetatavad isikud on võimelised täitma ametikohast tulenevaid vastutusvaldkondi ning tagama volikogu otsuste eesmärgipärase elluviimise Rapla valla kui terviku huvides. Finantsjuhtimine. Eelseisval valitsemise perioodil on meie prioriteet tasakaalustatud eelarvepoliitika. Lähtume põhimõttest,
et esmased avalikud teenused ja valla toimimine peavad olema tagatud. Investeeringud viiakse ellu vastavalt kokku lepitud prioriteetidele ja rahalisele võimekusele. Prioriteedid lepivad pooled kokku 4 aasta investeeringute kavas ning iga-aastases tegevuskavas, lähtudes vastutustundlikust planeerimisest ja valla arengu eesmärkidest. Koostöö ja kaasamine. Kaasame aruteludesse kogukonnad, ettevõtjad ja vabaühendused, et olulised arengusuunad otsustataks ühiselt ning need kajastaksid Rapla valla elanike ootusi. Vastutus ja läbipaistvus. Meie otsused ja tegevused on avalikud, põhjendatud ja vastutustundlikud. Meie eesmärk on kujundada Rapla vallast tugevate kogukondade, uuendusmeelse ettevõtluse ja kestliku elukeskkonnaga elujõuline vald. Kommunikatsioon ja avalik suhtlus. Pooled lepivad kokku, et avalikkusega suhtlemisel lähtutakse ühtsest infopoliitikast. Olulised seisukohad ja otsused esitatakse ühiselt ning enne avalikke pöördumise arutatakse erimeelsused poolte vahel läbi. Poliitiliste ametikohtade jaotus. Volikogu ametikohad. Volikogu esimees, Rapla vallakodanike liit. Volikogu aseesimees, Eesti Reformierakond. Komisjonide esimehe kandidaadid. Eelarve- ja arengukomisjon, Rapla vallakodanike liit. Majandus- ja keskkonnakomisjon, Rapla vallakodanike liit. Hariduskomisjon, Eesti Reformierakond. Kultuuri- ja spordikomisjon, Rapla vallakodanike liit. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, Rapla vallakodanike liit. Kogukonnakomisjon, Rapla vallakodanike liit. Vallavalitsuse ametikohtade jaotus, vallavanem, Rapla vallakodanike liit. Haridus-, kultuuri- ja spordi- ning sotsiaalvaldkonna abivallavanem, Isamaa erakond. Majandus-, planeerimis- ja arenguvaldkonna abivallavanem, Eesti Reformierakond. Kogukonnavanem, Rapla vallakodanike liit. Nüüd palun allkirjastama Rapla vallakodanike liit ja kutsun kõik valitud siia nimeliselt allkirjastama seda lepingut. Palun siia Rain Terras. Hannes Vald. Alar Mutli, aga tema on puhkusel. Erti Suurtalu. Ave Smirnov. Kalle Kõiv. Maie Kuusemets. Elmo Kunt. Kaidi Kornak. Jaanus Piirimees. Valter Uusberg. Margus Tamberg. Ja Kadri Luga.
nüüd palun allkirjastama Eesti Reformierakonna. Kalle Toomet on kahjuks lähetusel. Doris Lisett Ruudnev. Trevor Andris Ruudnevs. Ja Isamaa erakonna esindaja Egle Heinsaar. Ja kutsun siia Rapla Vallakodanike Liidu, Eesti Reformierakonna ja Isamaa erakonna esindajad. Lepingud on allkirjastatud. Palju õnne, head koostööd, üksteise austamist ja keskendumist valla huvidele. Palju õnne veel kord. Nii, kõik, kas on saalis tekkinud sellele lepingule küsimusi? Kui kellelgi on küsimusi meie koostööpartnerite esindajatele, siis nüüd on õige hetk seda teha. Kui ei ole, seda parem. Nii, aga tõesti tänan tulemast ja palun kõik allkirjastajad ühispildile. Ajakirjanikel on võimalus esindajatelt küsida küsimusi pärast ühispilti. Palju õnne teile kõigile ja head valla juhtimist.